tere hommikust. Järjekordne päev ja jälle lähen natukene vekslema. Loos näitab, et on 0,8 kraadi miinust. Lähen seesamasesse maal kohalikke metsasid vaatama, et poole nii pärast peaks päike tõusma, aga metsa oleks kohe maja taga vaja, nii et time to go. Selles suhtes on veits raske, et kui nagu ei ole vist metsast pildistanud käinud. Sellest peavad, kui saigi silmi peale pildistatud, eks ma arvan, et mingi 10 aastat tagasi. Ma ei tea enam täpselt, kuidas seda teha. Ja õnneks on see, et ma neid metsi nagu võiksin teada, et on nagu lapsepõlves siin käidud küll, et ma lähen vaatangi kinni kasvanud järve peale, äkki näeb seal midagi. Õnneks on maapind on veits härmas, et on hea kõndida. Aga ma ei tea, mis metsa all toimub. Ja ilmselgelt ma mingitele loomadele märkamatuks ei jää, aga midagi paremat pole ka. Aga jah, eks olegi rohkem selline, et käiks prooviks esimest korda ära, kas näeb ja kas oleks vaja midagi juurde osta, muuta, mingit varustust või midagi, et siis oskab järgmine kord paremini valmistuda. Aga noh, eks me näeme. Ma just mõtlesin, et vaatasin neid pilte, mis ma täna tegin, et ei tea palju sealt üldse midagi välja tuleb. Ja et nagu, et mis ma üldse siis käin, kui siit väga palju midagi välja ei tule. Aga just siuke ilm, kus on nagu näha on mingit muutust taevas ei ole, hall sombune, pilvine. Kõik metsaarvun on ühtlane hall mass. Et ei ole just kõige ilusam vaatepilt ja kindlasti on raske pildistada, aga selle eest ongi just parem see, et õpib rasketes oludes kindlasti rohkem kui niisama väikseloojanguid pildistada. On otsapidi jõudnud nüüd ja maa nurka, ma ei tea, kas eesfokus see elama silt on. Siin on tegelikult tehtud, mis ta võib olla, 2 aastat tagasi metsa. Siin on suur siuke gaasik, mis oli juba piisavalt vana. Sai see maha võetud. Ja siia alla, mis siis jäi, oli enam 60 ja vaadake seda. Päris värske, see on täiesti klassikaline põdra kahjustus, mis puude peale esineb, et loomad tulevad, võruvad tarvisi vastu ja ma leian mõne jälje ka maal. Ei leia. Aga jah, palju on viimase ajal juttu olnud sellest metsandusest ja värgist, et ma ei tea, nagu see on nagu kahtepidi on erametsa omanikuna või noh, tähendab siis mu vanemad on erametsa omanikud. Ma nagu näen ühelt poolt ja teiselt poolt seda, et eks see RMK või siis nagu suur metsatöösturid, et nende tegevus on jah siuke raha peal ahne või kuidas seda öelda, et
aga noh, näiteks siuke siin, siin 2 aastat on möödas. Ma arvan, et 3-4 veel ja siit ei saa arugi, et siit metsa on tehtud. Mets on täiesti terve elujõus. Siin kindlasti ei tule siuke monokultuurne mets, et siin on juba mändi ja värki ja kaski vahel ja kindlasti siia tuleb veel, et lihtsalt saigi see suurem vanemad puud välja võetud ja elu läheb metsas edasi, et ja nagu näha, siis ka loomi on siin. Eks see metsandusega ongi raske, et üks osa on neid, kes käib metsas jalutamas ja võivad ei teagi, mis tegelikult mets nagu on, et ma võin minna sinna üle tee sinna ja sealt ei paista nagu valgus ka läbi ja vot selline ongi tegelikult mets, et seal metsas ei jaluta, seal ei käi isegi põder, sellepärast et tal jäävad sarved igale poole taha kinni, et see on üks osa metsast. Teine osa on siuke hooldatud RMK mets, kus sa seenel ja marjul käid, kus on valgust, et marjad saaksid kasvada ja valmina. Ja kui me räägime siin ürgmetsadest, siis ka see samane koht siin või siit natuke edasi oli aastad tagasi Karjamaa. Küll siuke sooraba siuke tüüpi Karjamaa, et ega seal väga midagi ei kasvanud, aga lambad ja lehmad seal peal käisid ja seda, mida kasvas, seda sõid. Et aga eks see loomulik kulg, et kui kui loomakasvatus ära kaob, et siis peab ju millegi asendama selle põllumaa, on. Aga eks see mets kontrollib ise ennast, et nagu ka nendes metsades siin näha on, et mõned puud on välja läinud, loodus teeb oma töö, nii need puid vähemaks jääbki iga päevaga. Aga kindlasti erametsa omanikuna või siuksena, et ärge nagu rohelised, ärge neid kartke, et nemad teevad oma metsades väga rahulikult asju, väga pika vinnaga. Nagu siingi näha, ei ole mingid rööpaid siin maas. See on lihtsalt valitud aasta, millal oli võimalik siia saada. Siit edasi läheb samamoodi, et keegi ikkagist mõeldakse erametsa omanikuna selle peale, et mis tulevikus toob, mitte see, et siit nüüd raha kätte saada. Aga see on loomulik elukulg, et ikkagist, kui ta siin kasvab 40-50 aastat või rohkem on ju, et siis siit midagi siit välja võetakse ja oma küttepuud ja asjad ja ikka teed oma metsast, et ega ei lähe ostma seda, et eks siin seda tuulemurdu ja asja ikka on, et pigem ongi seda, saad koristada siin igapäevaselt või noh. Aga ega metsaalune jah, ei ole puhas siuke jalutusada, et õigus. Viimane asi, mis ma selle metsanduse teema kohta tahtsin öelda, on see, et ärme lange äärmustesse. Kõik metsa tegemine pole paha, sest meil on puitu vaja just selle jaoks, et lõikelauad oleks ikkagist puidust ja mitte plastikust, mis paari aasta pärast minema visatakse ja lihtsalt kuskil mulle alla maetakse. Ja me tahame, et poest minna ikkagist paberkotiga koju, mitte kilekotiga, mida jälle ei ole mitte midagi teha. Et mets on taastuv loodusvara ja peame lihtsalt seda mõistlikult kasutama.